Hei, Maria siin ja nagu sa video pealkirjast juba lugesid, siis täna ma räägin Dysoni tolmuimejast. Nimelt siis on minul mudel Dyson V8 ja see tolmuimeja on nüüd kuskil, ma arvan, 1,5 aastat mul olnud, aga enne seda oli mul samamoodi täpselt sama mudel ja see oli siis aastast 2017 ehk siis 2017 august ma kunagi ostsin esimese Dysoni V8 ja nüüd 1,5 aastat tagasi, kuna aku läks natuke läbi ja need otsikud olid täitsa läbi, siis ma otsustasin, et ma ostan uue masina ja ma ostsin Dyson V8 taaskord. Sest lihtsalt minu jaoks on see kõige parem mudel. Ma olen teisi saanud proovida. Mulle ei meeldi teatud uuendused, mida nad on teinud. Nad ongi uuendused, need ei pea jutumärkides ütlema, aga nad ei ole nagu üldse head. Et kui arvatakse, et nad on head uuendused, siis minule nad ei meeldinud. Nii et mina otsustasin taaskord siis Dyson V8 jaoks ja see on minu jaoks parim tolmuimeja, mida ma siiamaani olen saanud kasutada ja ma arvan, et see võime on hea või võimsus on hea. Ta teeb enda töö väga hästi ära ja ta on kerge, ta on kompaktne. Paak käib väga hästi lahti. Mulle meeldib see, et ma ühe käega saan vajutada ta tööle, sest uutematel mudelitel ma pean seda tegema teise käega. See mulle ei meeldi. Nii et minu jaoks on see parim mudel ja samas ka väga soodne. Nii et nüüd edasi te sellest videost näetegi, kuidas ma enda Dyson V8 puhastan. And it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Nagu sa näed, siis mu masin on väga must, see kogumispaak on must, need otsikud on mustad ja ma võtsingi ette suurema puhastamise, mida tegelikult tuleks teha ikkagi palju tihedamini, kui ma seekord tegin, aga ma lihtsalt tahtsin teile ka näidata, kui mustaks see paak võib siis ajapikku saada. Kõigepealt tühjendasin siis paagi ära ja hakkasin tegema lahti kõiki otsikuid. Võtsin kõik otsikud nii palju lahti kui vähegi võimalik. Kasutasin selleks siis väikest lusikat ja ühte konservi avajat, mida ma olen alati Dysoni puhastamisel kasutanud, nii et ma loodan, et ka sina leiad endale need abivahendid, millega neid otsikuid siis lahti võtta. Ja eks ma olen neid otsikuid avanud ka valede abivahenditega ja liiga jõuliselt, nii et kui sina ei ole veel selle teemaga väga kursis, siis kindlasti vali õige suurusega asi, millega sa neid lahti keerad, sest näiteks seda loomakarvade otsikut ma lahti ei saagi, aga pole ka tarvis, nikerdan lihtsalt sealt karvad välja, ehk siis tee kõik need otsikud võimalikult palju lahti ja hakka lihtsalt puhastama. You. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your... Seda filtrit võib üleni vee alla panna ja see filter saab ka alati väga mustaks, nii et ma sealt pigistasin ikka väga palju musta vedelikku välja, nii et seda puhasta alati hästi põhjalikult. I'm the best thing that has ever happened to you. Seda filtrit aga vee alla panna ei saa, ei tohi, nii et ma lihtsalt puhasin mikrofiiberlapiga ja koputasin teda siis vastu valamut puhtaks. Masina selle osa puhastamisel tuleb ka olla hoolas, sest seda ka märjaks teha ei tohi. Nii et mina lihtsalt kasutasin abivahendeid, puhastasin teda lihtsalt tolmust nii palju kui vähegi võimalik ja kasutasin ka nii siis ühte harjast kui ka mikrofiiberlappi. But baby, I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, or show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. We were dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Every breath that we're taking. With every step you're falling in love. With every move that I'm making.
Nagu ma ütlesin, siis selle masina otsikule olen ma natukene avamisega varem liiga teinud ja kuna ka Ragnarit kodus ei olnud, siis ma ei näinud ka vaeva väga seda lahti muukida. Nii et ma puhasin ta lihtsalt ära nii, et eemaldasin sealt karvad ja tõmbasin mikrofiiberlapiga. Ja kuna ma seda otsikut tegelikult ka väga palju üldse ei kasuta, siis ei olnud ka see nii põhjalik puhastamine sellel otsikul minu jaoks oluline. We were dancing in the dark. With every move I make you're falling. Feel on your body, we were moving in the dark. With every breath we take your falling. 2 suure põranda otsiku puhastamisel ole aga eriti teadlik, et ära pane neid jumala eest vee alla, sest et seal on omaette mootor, mis ei tohi märjaks saada. Kuna seal on vaja hästi palju nikerdada, siis läheb võib-olla lihtsalt kauem aega esialgu, hiljem ilmselt saad selle puhastamise käppa, et mina ka tegin nii mikrofiiberlapiga, vatitikkudega kui harjasega ja lihtsalt küürisin ja nikerdasin ja eks see ole siuke alati selline kättevõtmise asi, aga kui puhtaks saad, siis on ime hea tunne. Sometimes when I'm thinking about us before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight, but this time we're not safe and sound. Not safe and sound. Back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. We'll try tonight, but this time we're not safe and sound. Not safe and sound. What if I'm no good for you? What if you're no good for me? Yeah. Kui ma algusaastatel seda masinat puhastasin, ei julgenud ma seda kogumispaaki vee alla panna, sest kuidagi ma kuskilt ka videodest vaatasin, et ei tohiks teha, aga mingil hetkel ma hakkasin seda tegema, ma lihtsalt lasen nendel klemmidel põhjalikult ära kuivada ja mis on väga oluline, on selle tihendi eemaldamine seal, et ma nikerdan selle sealt ära, siis selle konservi avajaga, hiljem on seda tegelikult väga lihtne tagasi panna, aga väga oluline on see ära võtta, sest sinna vahele tekib ka seda tolmu. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can't always
see protsess võttis kaua aega ja ma nägin väga palju ka vaeva, kuid sain osad puhtaks ja jätsin nad kuivama terveks ööpäevaks. Ning päev hiljem siis, kui kõik osad olid põhjalikult ära kuivanud, panin ma kõik otsikud taas kokku, monteerisin ka kokku tolmuimeja ja masin oligi uueks kasutamiseks valmis. Just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Ja just selline see Dysoni puhastamise protsess minul välja näeb. Ta on tibatüütu, aga kui sa tahad enda masinast võtta maksimaalselt kõik, mis võtta annab ja et ta peaks sul kaua vastu, siis sa pead seda lihtsalt hooldama. Et mis iganes mudel teil on, valige lihtsalt YouTube'ist selle mudeli puhastamise videod, mis on erinevates keeltes, kui ei ole neid eesti keeles ja lihtsalt jälgige seda, et mida te võite teha ja mida te ei või teha. Ehk kui on mootori osad, ärge pange neid jumala eest vee alla ja samas on ka kasutusjuhendis kindlasti olemas õpetus, kuidas midagi puhastada. Nii et tehke seda pigem tihedamini kui harvemini, sest siis te saate maksimaalse töövõime enda masinalt ja te hoiate teda siis maksimaalselt ka hästi korras, et iga kodumasin vajab natukene hooldust. See võib olla tüütu, aga seda siiski tuleb teha. Nii et minge otsige ka enda Dysoni õpetused üles, kui teil ei ole V8 ja hakake enda masinat põhjalikult puhastama.